Nii, aga vaatame teiega koos reaktsioon, et mõned küsimused on eesti keeles teistmoodi kui vene keeles. Ehk siis mõned tegusõnad tahavad saada või siis nõuavad teistsuguseid küsimusi, kui seda on vene keeles. Ja hakkame koos vaatama ja õpime. No näiteks esimene mul tehtud, et leivast jätkub. Eesti keeles meil on küsimus, millest leivast jätkub. No näiteks rahast jätkub. Väga tihti kasutame asesõna. Sellest jätkub. Ehk siis piisab. Ehk siis leivast jätkub, rahast jätkub, sellest jätkub. Vaatame edasi. Ma käisin. Eesti keeles me ütleme kellel külas. Ehk siis kirjutan siia kellel. No näiteks, et ma käisin sõbral külas, käisin Annal külas, kui meil on nimi Anna. Käisin sõbral külas, käisin Annal külas. Nii, vaatame edasi, ma imetlen. Eesti keeles on see keda või mida. Ma imetlen keda. Ma imetlen sind. Ma imetlen Annat. Ma imetlen näiteks sõpra. Meil on kolmas ehk osustav vorm. Nii, mis või kes möödus? Kellest või millest on eesti keeles? No näiteks, et buss möödus siis millest või kellest. Ma kirjutan siia millest. Näiteks buss möödus poest. Või siis kui on kellest, siis näiteks buss möödus minust. Ja kiiresti näiteks. Buss möödus minust kiiresti. Nii, vaatame veel need kaks. Ma aitan. Ma aitan eesti keeles on keda. Nii, ehk siis ma aitan sind. Või siis ma aitan Annat. Või siis aitan näiteks sõpra. Aga kui ma aitan kellel mida teha, mul tuleb siia üks tegusõna ka, no näiteks õppida. Siis ma aitasin kellel Annal õppida. Ja ma aitasin Annal õppida või aitasin näiteks kellel sõbral õppida. Vot nii on eesti keeles, et ma aitan Annat, aga ma aitasin Annal õppida. Nii, aga kas jõuame kiiresti vaadata kordamise mõttes üle? Ehk siis leivast jätkub. Ma käisin näiteks sõbral külas. Ma imetlen sind. Näiteks buss möödus minust. Ma aitan sind. Aga ma aitasin sinul õppida. Kirjutame veel see sinul õppida. Nii, ja nüüd on teie kord. Saate harjutusi teha.